Tere, mina olen Viktoria Ja mina olen Ete. ning me teeme siin koostööd Kooliraadio ja Vestmeediaga. Täna me teeme intervjuusid meie kooli vilistlastega. Meie kooli 127. sünnipäeva puhul. Mina olen Mari-Liis Vestolmi vilistlane. Mis te tänasel päeval siis teete peale kooli lõpetamist? Mina õpin visuaalset kommunikatsiooni Eesti Kunstiakadeemias ja lisaks olen lasteaiaõpetaja. Oi, väga huvitav, aga kuidas te selle inspiratsiooni saite, et seda õppima minna või tegema minna? Minu jaoks lihtsalt oli Eesti Kunstiakadeemia ainuke ülikool, kus olid üldse minu jaoks huvitavad erialad ja ma leidsin sealt endale sobiva. Kas mõni õpetaja andis teile ka sellist nii-öelda indu, et seda minna õppima või see tuli teie enda seest? See tuli täiesti mu enda seest ja ma ise otsisin selle eriala välja. Seda on väga tore kuulda. Ja nüüd üks küsimus, et kuidas te meenutate oma gümnaasiumi aega Vestolmis? Gümnaasiumi ajal oli meil koroona, nii et me olime päris palju aega kodus, täiesti teistmoodi oli, aga viimasel aastal saime ikkagi oma klassiga koos olla. Nii et teile üldjoontes ikkagi oli positiivne mälestus? Üldjoontes jah, sest et ma käisin juba põhikoolis ka ja otsustasin gümnaasiumisse jääda. Seda on väga tore kuulda, aitäh intervjuu eest! Aitäh teile! Tere, mina olen Johannes Tralla, Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik ja õppisin siin koolis päris palju aastaid. Aga millega te täpsemalt hetkel tegelete? Mina olen Eesti Rahvusringhäälingus saatejuht ja toimetaja. Hetkel ma teen päris mitut saadet. Ma olen Aktuaalses Kaameras uudisteankur. Ma juhin saadet Mis värvi on majandus. Siis ma teen kord kuus ETV-s välispoliitika saadet Välisilm ja õige pea hakkan jälle tegema ka ETV-s saadet Esimene stuudio. Oho, aga kuidas te jõudsid üldse selle ameti juurde? Ma arvan, et sellel tegelikult on seos minu kooli ajaga, nii nagu sina praegu oled 11. klassis, eks ole. Mina ka 11. klassi õpilasena tegin koolis ühe teleprojekti. Oli vaja sisustada üks õhtu televisiooni saadetega. Ja võtsin ka samasuguse kaamera ja käisin oma sõbraga koos mööda linna, intervjueerisin inimesi ja panin kokku sellise, ma arvan, 1,5-tunnise erinevatest telesaadetest koosneva õhtuse programmi. See oli ühest küljest selline nali, mul oli seda väga lõbus teha, aga see oli väga õpetlik ja mulle tundub, et see jäi mõnele inimesele silma. Nii et juba paari aasta pärast kutsuti mind TV3 uudistereporteriks, kus minu televisioonikarjäär algaski ja sealt edasi kutsuti mind juba Rahvusringhäälingusse, mis ongi siis sellise 17-aastase teleajakirjanduse etappi algus minu elus. Okei, aga kuidas te kirjeldaksid enda gümnaasiumi aega? Ma arvan, et see oli, ütleme, vaheldusrikas. 10. klassis siin Vestolmi gümnaasiumis oli erinevaid aegu. Ühest küljest olin ma õpilasomavalitsuse president ja käisin tihti siinsamas direktori kabinetis tähtsatel nõupidamistel. Teistpidi ma vist 10. klassis väga tihti ka kooli ei jõudnud. Ei olnud kuigi võib-olla eeskujulik õpilane nendes ainetes, mis mulle toona liiga suurt huvi ei pakkunud. Kindlasti ei soovita kellelgi sama teed minna, aga siis 11. 12. klassis võtsin ennast kokku ja lõpetasin ikkagi keskkooli kaunis tublide tulemustega, välja arvatud mõned 3 reaalainetes. Aga mis teie lemmikud ained siis olid? Ma arvan, mind kütkestas kirjandus, eesti keel, ajalugu, inglise keel, sellised humanitaarained. Ja paradoksaalsel kombel teen ma nüüd majandussaadet, kuigi matemaatikas ma kardan, õpetajal häid mälestusi minuga ei ole, et ikkagi raskelt see tuli. Okei, aga aitäh teile intervjuu eest! Aitäh sulle! Ja mina olen Toomas Kruusimägi, kooli vilistlane. Millega te tänasel päeval tegelete? Mina olen Tallinna Inglise Koolisi direktor ja sellel aastal ka Tallinna linnavolikogu esimees. Väga huvitav, kuidas siis teie teekond jõudis Vestolmist hoopis TIK-i? See on huvitav küsimus tõesti, sellepärast, et oleks võinud jõuda ju Vestolmi tagasi.
muidugi. aga eks ta läbi eriala tuli. Okei. Kuidas te meenutate oma aega Vestholmis? Muretu. Muretu? Ja miks siis just muretu? See oli muretu ja pingevaba võib-olla seetõttu, et aeg oli teistsugune, aga kindlasti ka seetõttu, et maailm ei arenenud nii kiiresti, kui tänasel hetkel ta seda teeb, nii et võib-olla meie ajal, kui me õppisin siin koolis, oli enam-vähem teada, et kui sa ei lähe ülikooli, siis sa lähed tööle. Ülikooli tuli minna, et vabastada ennast Nõukogude armees teenimisest. Nii et valikud olid suhteliselt selged ja lihtsad, et võib-olla seetõttu ka oli natukene lihtsam. Kas mõni õpetaja andis teile nii-öelda inspiratsiooni, et minna seda just tegema edasi, mida te praegu teete? No juhtimiskoha pealt küll mitte, aga ainevalikutelt või eriala valikutelt oli kindlasti selleks inglise keele õpetaja, aga kõige rohkem võib-olla mitte erialaselt mõjutas õpetaja Rohtlani, et oma inimlikkuse ja inimeste tundmisega ja kogu selle ainevaldkonnaga. Seda on väga tore kuulda. Nii et ainult positiivsed mälestused? Absoluutselt. Seda on väga hea kuulda. Soovin teile edu edaspidiseks ja näeme siis teine kordki. Ja kindlasti kooliperele teadmine on väga lihtne, sest et tähed on ju lähedal. Pisut uudisimu ja toimetamist ja juba ongi käes nad. Edu teile! Aitäh teile! Tere, mina olen Tarvo. Millega te tänasel päeval tegelete? Ma töötan finantsvaldkonnas, finantsturgude maaklerina. Aga mida te täpsemalt teete? Teenin raha. Aga kuidas te jõudsite üldse sinnamaani, et te tegelete sellise asjaga praegu? Lühike vastus on, et õppisin ülikoolis majandust, aga pikk vastus on, et elu juhatas. Kuidas te kirjeldaksite enda gümnaasiumi aega? Ma arvan, et selliste märksõnadega nagu õpihimu, väljakutsuv ja leidlikkus. Okei, aitäh teile! Aitäh! Aitäh meie kooli vilistlastele! Ning aitäh teile, kes te seda videot vaatasite. Loodan, et saite natukene inspiratsiooni võib-olla oma tulevikuks ning häid mõtteid.